Tere, täna näitan teile, kuidas lahendada ülesannet PR13 tekst editor. Ülesande eesmärgiks on siis tutvuda strateegia disainimustriga. Natuke lähemalt strateegia disainimustrist ka siis. See antud disainimuster on siis käitumismuster, millega me saame siis ära defineerida mingi kindel hulk algoritme või käitumismustreid ning defineerime neid eraldi klassidesse. Ning strateegia muster näeb nüüd ette seda, et me saame mingit loogikat jooksvalt muuta, ilma koodi muutmata. Ma näitan natuke selle pärast täpsemalt, mis ma selle all mõtlen. Aga kõige tähtsamad osad sellel on see, et meil on mingi liides olemas, kus me defineerime ära näiteks ühe meetodi, mis selle strateegiaga üldiselt mis sellele strateegiale peaks vastama, ja siis me defineerime ära erinevad klassid ehk käitumised, kuidas seda strateegiat ellu nüüd viia. Aga kõige parem viis, kuidas seda selgitada, olekski vist sellega, et näitan teile koodis neid asju järjest ära, et hakkamegi seda ülesannet järjest tegema. Esimene etapp sellele ülesandele on see, et me peame ära defineerima oma selle liidese text formatter. See liides sisuliselt on suht kerge. Me ainult defineerime ära ühe meetodi, string format, mis võtab sisse siis teksti ja tagastab selle mingil vormindatud kujul. Ja ning tühja sisendi või blank sisendi puhul me tagastame tühja sõne. Nii, mina olen need klassid endale enam-vähem juba ette ära teinud, sisu ei ole lihtsalt sisse teinud, et näeb midagi sellist välja. Ning siis vastavalt hakkame järjest tegema implementatsioone nendele. Alustamegi kõige kergemast, see oleks siis uppercase formatter. Antud strateegia näeb siis ette, et me vormindame tervet teksti suurte tähtedega. Nii, uppercase formatter implementeerib text formatterit. Siit tuleb meile see formati meetod. Nüüd peame selle siin ära implementeerima kuidagi. Eesmärk on siis, mis me siin peame tegema. Tagastame vorminud teksti tühja sisendi. Selle osa tühja sisendi ainult ühikute korral tagastatakse tühi sõne, selle võiksime kohe kirja panna. Ehk siis kui tekst on meil 0 ehk ei ole olemas või kui tekst on tühi, siis me tagastame endale selle tühja sõne. Vastasel juhul teeme text to uppercase ja siis trimmime ära ka. Ma ei tea, kas meil on vaja trimmida. Eeldan, et praegu ei ole vaja trimmida. Nii, suhteliselt lihtne strateegia, et meile antakse mingi tekst sisse ja peame selle siis suurteks tähtedeks ümber tegema. Pole midagi rasket. Liigume järgmise strateegia juurde, title case formatter. Antud strateegial on siis mitu reeglit, et siis esimene viimane sõna peavad alati algama suure tähega. Sidesõnu ei arvestata sinna sisse ning ülejäänud sõnad peavad olema suure algustähega ja sõne lõppu tuleb lisada uus rida. Ehk siis siin on meil ka mingi näide antud, a story of zeros and ones peaks meil selline olema. Ja mina ütleks, et võtamegi tegelikult selle näite endal kaasa siit. Et me võime neid asju eraldi testida ka. Title case formatter. Public static void main. Näitame ära, kuidas nüüd testida. Defineerime siin uue formatteri ära ja siis paneme south f.format. Paneme siia oma selle teksti. Ning see peaks meil muutuma selliseks. Ja nüüd me võime järjest tööle hakata. Nii,
nii, mina ütleks, et esimene reegel, mis me võime kirja panna mingil määral, on see, et sidesõnad peavad algama väikese tähega n, of, t, and, or. Selle jaoks me defineerime ära mingi private static final muutuja. Paneme näiteks ignore võrdub list of, mis oli n and of the ja for. Ja siis muud tingimused paneme jooksvalt kirja äkki. Nii, okei. Esimene asi siis, mis me nüüd iga nende strateegiate puhul peame tegema, on kontrollima ära, et kui tekst on null või text is blank. Siin me tagastame tühja sõne. Paneme praegu selle siia. Nii, kui me tahame katsetada, siis kasutame seda public static void main'i siin. Nii, annab meile edasi selle. Nii, hakkame järjest siis minema. Et esimene asi, mis ma võiksin ära defineerida, on teeme endale string builderi. String builder. Ja siis nii, sõne lõppu tuleb lisada uus rida. Mina ütleks, et me võiks selle reegli kohe kirja panna. Kuidas me seda kirja saame panna? Me lihtsalt paneme siia return'i nüüd, et küsime builderilt seda valmistatud sõne, trimmime ära ka selle ja siis viskame lõppu tühja või selle uue reamärgi. Nii, sellega on meil siis üldine see olemas. Nii, aga teeme siis splittime oma selle sõna ära, sisendi, et me saaksime sõna hakata liikuma seal. Split. Ja splittime tühikuga. Ja käime for loopiga läbi. Okei, hakkame järjest siis läbi liikuma, et esimene asi saame nüüd oma selle sõna pakette, mida me hakkame vaatama üle. Split text, i, trimmime ära, võtame üleliigsed tühikud ära ja siis paneme ta lowercase'i. Ja nüüd me peame siis hakkama kontrollima, et esimene ja viimane sõna peavad alati algama suure tähega. Selle jaoks siis, mis me saame teha? Kontrollime siis sedasi if i võrdub 0 või kui meil on i võrdub split text.length-1, et oleme viimase tähe juures, siis siia tuleb see, et meil on kindlalt need suure tähega. Ehk siis builder.append word.substring. Võtame siis esimese tähe, teeme selle uppercase'iks ja siis paneme builderile juurde ka append word.substring ja alates esimesest tähest kõik muu ja paneme siia täitsa lõppu ka selle, et ta paneks meile tühiku nüüd. Builder append tühik. Nii, ja siis me peame ka selle tingimuse ära täitma. Praegu meil on see tingimus täidetud ja tehniliselt meil peaks ka see tingimus täidetud olema. Tegelikult need kaks käivad suht käsi käes. Ehk siis, mis me saame teha siin, me võiksime tegelikult siia oorile panna veel juurde ka selle. Me selle liftlausele panna juurde ka selle, et kontrolliks ära, et ega meil seal ignore listis neid sõnu poleks. Ignore contains word
ehk nüüd ta kontrollib ära, et see AN and of teooria oleks ka. Et kui sellega on korras, siis ta põhimõtteliselt võtab selle sõne, teeb esimese tähe suureks ja ülejäänud väikseks, jätab väikseks. Nii, ja siis siia paneme else'i ka juurde, et vastasel juhul pane tavakujul. Nii, sellega peaks see tehtud olema ja kontrollime nüüd selle ka ära siit. A story of zeros and ones, täitsa õige. Täitsa õige. Mõtlen, kui me vist saame tegelikult sedasi ka testida, et paneme siia mingi teise selle. Paneme midagi sellist ja paneme tööle, kui ta läheb uuele reale, siis on kõik korras. Ja täitsa korras. Eks see osa meil siin täitsa töötab. Vaatan testida sinna sellist asja. Ja täitsa töötab. Ehk siis selle formaateri saime korda ja liigume järgmise peale. Järgmine on siis camel case. Camel case'i puhul on meil lubatud ainult tähed ja numbrid ja sõnes peame eemaldama kõik tühikud ja kirjavahemärgid. Välja arvatud juhul, kui see kirjavahemärk on sõne viimane tähemärk või sõne eelviimane tähemärk on uus rida. Ehk siis võime näiteks võtta nüüd selle siit, mis meil siin on. Nii, lähmegi camel case'i peale. Format, tekitame siia ka public style void main'i. Text formatter, F võrdub new camel case formatter. Võtame siit selle näite. See peaks meile sobima. Ja nii isegi. Okay. Nii, ja ta peaks meile siis andma välja hello world'i sellisel kujul. Nii, mis me selle camel case'iga siis peale peaksime hakkama? Esimesel juhul siis me teeme selle tavapäraselt, kontrollime ära, et see poleks tühi. Text võrdub 0 või text is blank. Pärast me kõige stringi ja tekitame oma mingi string builderiga juba siia. String builder. Nii, hakkame järjest siis läbi minema, et jälle tekitame for loop'i. Hakkame tähthaaval liikuma läbi. Ja siit, mida mina teeksin veel oleks, et ma tegelikult paneks selle karakteri lowercase juba ära. Lowercase ja paneme sedasi. Nii, kuidas me hakkame siis järjest läbi liikuma, et camel case on siis põhimõtteliselt see, Javas igal pool olete näinud, isegi siin on juba näide olemas, et esimene sõna on meil väikse tähega, aga siis iga järgnev sõna on ilma tühikuta ja algab suure tähega. Et kuidas me saaks seda nüüd ära kasutada, et kuna meil on lubatud ainult tähed ja numbrid, siis mida me saame kasutada on siin character klassi meetodid isLetter or digit. Kontrollime oma tähte järjest. Character C. Ning mis me siin kontrollime? Sellega on meil siis kontrollitud see, et jah, kas ta on täht või number. Aga me peame kuidagi suutma ka ära eristada selle, kui hakkab uus sõna põhimõtteliselt.
okei, selleni kohe jõuan, paneme need teised tingimused ka paika. Nii. Okei, sellega peaksime siis hakkama saama sedasi, et tühikut ta ei loe siia sisse, ehk mis me saame teha. Siia saame lihtsalt else'i teha ja else'i sisse mina ütleks, et me võiks teha nüüd mingi booleani muute. Capitalize, mis on esialgselt false ja nüüd on see, kui me jõuame siia tühikuni, siis peame ütlema capitalize võrdub true. Ja siin me põhimõtteliselt, mis me kontrollime, on see, et kui capitalize on true, et me peame järgmist tähte kapitaliseerima, siis see character meil võrdub character to uppercase hoopis. Ja capitalize'i paneme false'i peale tagasi. Lisame selle builderisse, lisame see ka. Builder.append, et see. Nüüd me saame juba vaikselt katsetada ka, kas see asi töötab meil. Hello world, ta ei taha meil teha. Okei, siin on meil tegelikult üks asi puudu. Nagu näha, ta meil tegelikult selle hello pani väikseks ja world'i tegi suureks. Ehk siis, mis meil vaja teha? Paneme siia continue esialgselt. Pärast teeme veel paar asja korda siin, aga see on esialgne asi, mis me peame tegema. Nii, continue siia lisatud, ehk siis kui me oleme tühikuni jõudnud, siis ütleme ära, et järgmise asja peab capitalize ima, siis võime lihtsalt edasi minna, ärme seda tühikut siin tühikutega mingit muud asja pane sinna sisse. Nii, paneme teada. Jah, sõne muutus juba selliseks, nagu me tahame, aga nüüd meil kadus lõpus see hüüumärk ära. Ehk siis, mis me peaksime tegema, on... Mis me peaksime tegema? Me peaksime kontrollima nüüd sellist asja ka, et me põhimõtteliselt, mis siin kirjas on, et paneme selle lihtsalt if lausena kirja. Ehk siis kirjavahemärk on sõne viimane tähemärk, ehk paneme siia if, kui paneme selle tingimuse edasi kirja, et kui see if lause on tõene, siis ta läheb continue peale. Ehk siis, kui i ei võrdu viimane täht, siis ta läheb meil continue peale. Aga siia me peame nüüd juurde panema veel selliseid asju ka. Et siia peame nüüd and'i ka panema. Ja teeme siia pöördväärtuse. Et kui tegemist meil on viimase kahe tähega ning järgmine täht, char-rat, i+1 võrdub meil siis URL täht, siis ta läheb ka continue peale. Ja kuna see hüüumärk on siin ees, siis ehk see tingimus on meil selline, et kui ei ole viimane täht või kui ei ole tagantpoolt teine täht ja sellest järgnev täht ei ole uus rida, siis ka teeme continue. Ja sedasi saime selle camel case'i formatteri korralikult tööle. Tulles korraks ka siin Moodle'is olevasse näitesse, et ühe tingimuse peame veel oma camel case'i lisama, täpsemalt siis see näide siin. Muudame selle siit ära. Võtame üleliigsed jutumärgid asjad siit ära. Nii, ja siin on nüüd see, et see URL märk ei tohiks meil uuele reale asju panna, vaid ta peaks lihtsalt järgmise tähe capitalize ima. Kui me praegu tööle paneme koodi, täpselt nii meil töötabki. Väga hea.
I have been working on my camel case, väga hea. nii, aga liigume siis järgmise tingimuse juurde. Järgmine formatter meil on binary formatter. Mida binary formatter teeb? Ta võtab meil nüüd selle teksti ja teeb binaarvormi ehk 8-bitiseks täheks, 8-bitiseks. Ja siin on nüüd tingimus ka, et siin puhul on tühi sisend lubatud, sest tühjal sisendil on, tühikul on omaette binaarkood täitsa olemas ning see peaks meil olema esindatud ka. nii, aga hakkamegi seda osa ka tegema. nii, binary formatter. Mõtlen, kuidas seda kõige parem testida oleks. Ja teeme seda sedasi. Paneme endale ka siia PSVM-i. Text formatter. F võrdub new binary formatter. Ja siis string actual võrdub meil f.format. Ja siis string expected peaks meil olema see siin. Ja siis testimiseks katsetamegi ära, et algusena teeme shout, prindime oma selle actually välja ja siis teeme shout expected.equals actual. Nii, hakkame ära siis tegema. Nii, esimene asi, mis me siin peame kontrollima, on see, et jälle if text on 0, aga siin me ei kontrolli is blank, sest see võib olla. Siin me lihtsalt peame kontrollima seda, et ega ta tühi ei ole ehk tühisõne. Tühikud võivad olla. Ehk siis text.isEmpty return tühisõne. Nii, ja teeme jälle oma mingi string filteri siia. Filter toString. Nii, kuidas me hakkaks seda tegema? Nii, esiteks teeme kõik tähed, mis meil siin on, teeme eraldame need ära. Char array characters võrdub text.toChar array. Ja käime seda siis for loopiga läbi jälle. Chars length. Ja siis võtame sealt arrays kohe selle välja ka. Nii, kuidas me saame üldse asju omal teha binaryks? Selle jaoks see käib meil sedasi, et integer klassil on selline abimeetod täitsa olemas nagu toBinary string, kuhu me saame ühe tähe anda või saame mitmeid asju, terveid sõne ka anda ja ta muudab selle kaksikarv kujuks, binary kujuks, binaarkujuks. See käib meil siis sedasi, string binary võrdub integer toBinary string, anname oma selle tähekese talle ette. Ja siin, mis me teeme, on builder, append, binary. Nii, kui me nüüd tööle paneme oma programmi. Sest nagu näha, ta midagi meil tekitas, aga meil on nüüd selline probleem, et ta, kuna meil oli tingimus, et kõik asjad peab 8-bitised olema, siis mida integer binary string teeb, on see, et ta, ma kõigepealt käime näidata lihtsalt, emuleerime selle läbi. Võtamegi näiteks selle esimese tähe, esimene täht on meil suur H, ehk siis integer punkt
binary string. Mis sulle ei meeldi? Okei, ta tahab üksikut tähte siis saada. Jah, tahab küll. Nii. Kui me selle tööle paneme, siis nagu kopime selle siit ära, teeme natuke suuremaks. Siis mis ta on meil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ehk nagu näha, meil tegelikult juba siit expected'ist näeme ära selle, et meil on üks bit siit eest puudu ehk ta peaks meil olema sellisel kujul. Ning kuidas me saaks seda teha on see, et me kasutame oma seda substringi metodit lihtsalt. Ma teen ühe private static final, teeme mingi 8 bits näiteks meetod muutujaks. Võrdub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, ja seda me nüüd saame, ja siis seda me peame tegema, sellega siis peame tegema järgmist asja, et võtame selle binary muuta, mis me siin tegime ja anname talle uue väärtuse. Anname talle selle staatilise väärtuse, mis me tegime siia. Ja võtame sellest substringi, esialgselt selle binary suuruse, mis meil siin binary pikkuse. Ja liidame talle siis oma selle binary, esialgse binary otsa. Nii, kui me nüüd tööle paneme, tegelikult ma võiksime teha sedasi ka, et prindime omal selle expected iga korra välja, et siis on kergem võrrelda. Expected. Paneme tööle. Nii, mingid asjad on meil puudu siit. Jah, ja meil on ainult puudu see, et mis meil siit puudu on? 4, 5, 6, 7, 8. Ehk siis expected on meil lühem kui actual ise ja see tuleneb sellest, et ta üritab selle uue rea character'i ka binaararvuks teha. Ehk siis, et selle vältimiseks, mis me võiks teha, paneme siia if lause ette, kui character võrdub meil rea vahetus ja kui parasjagu oleme viimase tähe peal, siis mis me peaksime tegema? Lisame oma selle reavahetus ise ja breikime tsüklist välja, meil ei ole rohkem asju vaja builderisse lisada. Nii, kui me nüüd tööle paneme, siis jah, meie expected ja actual matchivad ja seda kinnitab ka see test, mis me siin tegime. Ehk väga hea, saime omal selle formatoriga tööle. Aga nüüd võib tekkida küsimus, et mis me nende formatoritega üldse teeme. Et 4 tükki nüüd sai tehtud, mis me nüüd nendega edasi peale hakkame. Selle jaoks on meil nüüd see text editor klass ja text type'i enum. Ma ütleks, et esimesena võiksime alustada üldsegi selle enum text type'ist, et text type väärtused ja neile vastavad strateegiad. Ehk siis plain'ile vastab, ei kasuta vormida, et screaming on uppercase, title on title case, camel case on camel case ja binary on
binary ehk tekitame omale muud enumväärtused siia. Plain, screening, title, camel case ja binary. Nii, selle klassi juurde ma tulen tegelikult hiljem tagasi, et ma näitan teile üht Java enumide nippi, mida saab teha. Aga nüüd me lähmegi selle text editor klassi juurde. Mis me siin teeme? Meil on siis siin klassi, see klass on siis meil nii-öelda tekstiredaktor, kuhu me järjest lisame mingeid sõnu, mingit teksti ja seda saame siis undo'da, redo'da ja siis kasutame ka oma strateegiat siin. Nii, ma olen selle klassi juba endale ümber teinud siia vaikselt. Esimene asi, mis mina teeks, mingisuguse konstruktori võiks tegelikult siia teha, sest kui peale vaataja, meil on get history, meil on mingit history't vaja hoida ja meil on mingit strategy't vaja kuskil hoida. Ehk siis, mis me teeme? Mida teeme? Panemegi private text editor. See on meil siis strategy. Ja teeme endale mingi ajalooga private list string history. Kuna meil on vaja history'ga tegeleda, undo'da, redo'dega, siis tegelikult ma teeks siia veel mingi muutuja ka. Private it undo step. Tegelikult me võime kõik need väärtusi juba praegu ka ära teha. Int võrdub 0 ja see võrdub new array'ist meil. Nii, esimesena siin, mis mina teeks selle set strategy ja get strategy. Get strategy on kerge, returnime oma selle strategy, get history'ga text editor siia, siin peaks text formatter olema. Nii, get strategy tagastab meile seda strategy, get history tagastab meile seda history listi. Ja nüüd set strategy. Siin ma tegelikult tahaks näidata üht nippi. Et jah, kuna ta võtab seda enumit sisse, siis esimene asi, mille peale te võite tulla, kasutame switch case'i. Et teeme mingi switch type ja siis hakkame järjest tegema case, mingi case plain, return null, case title, return new title case formatter ja nii edasi ja nii edasi. Siin ei ole void, on ikka void. Ups, siin ei ole midagi. Tegelikult teeme seda siin. Siin on strategy võrdub 0. Okei, igastas point on see, et switch case'iga te hakkate järjest edasi tegema, et case plain, case title, case binary ja hakkate seda tegema. Aga kasutame natuke nüüd seda enumit, Java enumid on väga lahedad asjad, saab väga paljusid asju teha. Et üks trik, mis me saame enumites teha, on see, et me defineerime enumitele abstraktsed meetodid ära. Mis ma selle all mõtlen? Me saame nüüd siin teha sellist asja, et teeme siia mingi meetodi public abstract text formatter, get formatter näiteks. Ta viskas meil küll kõik need errorisse, aga see tähendab seda, et kõik enumid, need peavad nüüd implementeerima. Kõik enumid peavad implementeerima teatud meetodid, seda get formatterit. Mis ma selle all mõtlen? Näitan kohe. Implement methods. Nii. Tekitasime siis oma enumile keha. Ja siin keha sees nüüd me saame sellele get formatterile mingi sisu anda. Et plane'i puhul siis ta tagastab meile 0. Screamingu puhul ta tagastab meile new uppercase formatteri. Title'i puhul ta tagastab meile uue title case formatteri.
camel case'i puhul ta tagastab meile new camel case formatter ja siis binary case puhul ta tagastab meile new binary formatteri. Nii, ehk siis andsime enumitele mingi keha ja mis see lubab meil teha. Põhimõtteliselt saame nüüd minna siia text editori, unustame oma selle switch case'i ära ja siin me lihtsalt teeme strategy võrdub type.getFormatter ehk siis vastavalt sellele, mis tüüpi enumi talle sisse anname, võtab selle enumi getFormatter meetodi. Selline väga lahe asi, mis enumitega teha saab. Nii, aga hakkame järjest oma seda text editori siis tegema. Mõtlen, kust oleks kõige mõistlikum alustada, et esimesed asjad, mida mina teeks, no hakkamegi siit altpoolt minema, et clear, redo, undo. Clear tühjendab meie tekstiredaktorit siis, redo taastab ajaloo järgi viimasena tagasi võetud sõne ja tagastab kehtiva teksti ja siis undo võtab ühe sammu tagasi ja siis tagastab meile selle olemasoleva teksti ja juhuslikult, kui me oleme add tekstiga mingi uue sisu nagu juurde lisanud, siis tühistame oma laial ära. Et ma arvan, need 3 oleks kõige kergemad, millest alustada. Et clear'i puhul, seal nagu midagi erilist ole, peame tegema history.clear ja paneme undo step'iga 0 peale, et siis nullime omal history ära. Nii, undo, redo. Nende eesmärk on siis see, et tagasi võtta. See, et nende metodidega, mis me sisuliselt teeme, me lihtsalt suurendame ja vähendame seda undo step'i ja kutsume seda get current teksti, mis nüüd arvestab selle undo step'i sisse. Et selle jaoks, mis me teeme, undo sees näiteks, kui history suurus on suurem kui 1, kui oleme mingit teksti lisanud, siis teeme undo step pluss ja tagastame get current teksti. Redo puhul sama. If undo step, kui undo step on meil suurem kui 0, ehk meil on midagi, mida redo'da, siis undo step miinus. Jälle tagastame get current teksti. Ja nüüd get current tekstiga, mis me siin saame teha, et teksti ehitamine. Esimene asi, mis me saame teha, if history is empty, siis ta tagastab meile tühja sõna. Ja siis me hakkame mingit string builderi kasvu üritama. Nii teeme for loop'iga oma seda history't läbi. Üks märk nüüd, kuidas me saame panna seda undo'd ja redo'd arvestama siin, me lihtsalt skipime lõpust, history lõpust teatud elemente, et oletame, et meil on see history suurus on meil 6 sõne ja oleme 2 korda undo'd teinud, siis undo step'i suurus on 2 ja mis me siin history size'iga teeme, me lihtsalt lahutame undo step'i suurus ära sellest, ehk me käime kuni history size minus undo step'i, ehk siis 6 miinus 2 käime kuni 4. indeksini. Nii, hakkame siis läbi minema. Ei, mitte 6 miinus 2 võrdub 4, vaid suurus on 6, indeksid on meil 5, siis käime 3. indeksini. Okei, anyways, hakkame järjest läbi liikuma siis string text, võrdub history.get i ja siis mis me teeme, result append, mitte result, mul on builder siin, builder append text ja siis siin ka return'is paneme builder.toString.trim. Nii, get
GetCurrent text avastab kogu teksti, mis parasjagu redaktoris kehtib, lisab sisestatud tekstijuppide vahele tühiku, välja arvatud juhul, kui tekst algab uuelt realt või viimane tekstijupp lõpeb tühikuga. Ehk me peame selle ka nüüd ära arvestama kuidagi ja selle jaoks siis, kuidas me saame neid tühikuid juurde lisada. If lause builder to string, kui see on empty, või kui ta ei ole empty, ehk meil nagu alguses pole mõtet seda tühikut lisada. Ja siis kui tekst algab uue reaga ja teeme tegelikult ühe boolean muutuja ka. New line false. Edasi, et kui see juhuslikult ei hakka uue reaga ja kui ta ei lõppe uue reaga, siis mis me võime teha, me võime tühiku vahele panna. Nii, sellega peaks meil see GetCurrent text tehtud olema ja siis ainukesed asjad, mis meil teha jäävad, on add text. Nii, selle esimese add teksti, selle lahengi kerge. Kutsume lihtsalt välja add text, kutsume seda suuremat meetodit välja text ja anname talle sisendiks null text type'ile. Sest siin oli tingimus, et ta lisab tekstiredaktorisse hetkel määratud strateegiaga ja siis selle teisega me saame strateegia muuta. Nii, esiteks tühja tekstida ei võta vastu, ehk siis tekst võidub 0 või tekst is empty. Nii, kui type ei ole meil 0 ehk oleme mingit type'i juurde andnud, siis kasutame set strategy't ja anname talle type'i edasi. Siis siin oli ka see, et kui meil on histories juba mingeid asju ees ja oleme undo ka teinud ja siis kui me nüüd add teksti teeme, siis ta nullib meil selle ära. Ja siis undo step, kui undo step on meil suurem kui 0, siis mis me teeme? Me anname history listile uue väärtuse, mis on history, võtame history's saab listi 0 kuni selle suurus miinus undo step. Undo step ise läheb nulliks ja kui meil parasjagu strateegia ei ole 0 ehk meil on midagi, mida me saame formattimisel kasutada, siis muudame oma sisendteksti ümber. Ja siis lõpuks lisame history'sse. Ja siin nüüd ongi see, kus see strateegia nüüd kasuks tuleb, et parasjagu meil ei pea olema seda strateegiat, et lisame lihtsalt teksti, aga kui me tahame näiteks muuta programmi käitumist, siis me anname talle mingi strateegia juurde, mingi tüübi ja siis vastavalt sellele tüübile ta muudab meil teksti ehk meil tegelikult see text editor klass on suhteliselt lühike, teeb seda, mida vaja on ja kõik muu funktsionaalsus või loogika on pandud nüüd kõrvalistesse klassidesse. Nii, katsetame ära ka, kas testeris ka läbi läheb. Ja sellega saigi siis ülesanne tehtud. Antud nädalal siis X-ülesannet ei tule, selle asemel on projekti teine osa, ei ole kohustuslik, aga rangelt soovituslik ära teha. Sellega siis tänaseks kõik minu poolt, jätkuvalt tuletan meelde, käige praktikumides, tulge küsige abi või küsige Discordi kaudu abi.
järgmise korrani.